Tervist, hea rahvas! Taas oleme fookuses. Ja fookuses on 3 asja nagu alati. Kõigepealt aeg, mida meil ei ole, mida meil on minimaalselt. Siis on meil üks suur küsimus, mis on oluline küsimus, mida me täna arutama hakkame. Ja loomulikult on meil siin täna Urmas Reitelmann, tuntud, armastatud ajakirjanik ja fraktsiooni parimaid liikmeid. Kusjuures Urmase puhul on meil see asi, et ta ei ole mitte lihtsalt EKRE fraktsiooni liige, vaid. Urmas on ka erakonna kõrgeima organi juht. Kõrgemal veel kui Martin Helme, ta on volikogu juht. Ja vaata, see ongi päris asjalik teada, et meil oli 6. juunil oli erakonna volikogu, kus arutati mitut huvitavat küsimust. Seal hulgas võeti vastu ka põnevaid otsuseid, millest üheks oli kindlasti see, et meie presidendikandidaadis kinnitati Henn Põlluaas. Kuid teiseks küsimuseks oli see, et volikogu võttis vastu erakonna kohaliku omavalitsuse valimiste programmdokumendi. EKRE 5+ on meie kohalike omavalitsuste valimiste see nii-öelda katussõnum. Kuna kohalikke omavalitsusi on meil Eestis 79 ja enamikes me läheme välja oma nimekirjadega ning need nimekirjad teevad kohaliku elu jaoks veel eraldi spetsiifilised oma valimissõnumid ja valimisplatvormid, siis selle üleriigilise sõnumi võtame me kokku just nimelt siin volikogus vastu võetud sellise põhiprogrammiga, mis koosneb 5 erinevast punktist ja need 5 punkti ütlevad, et iga neist punktidest on pluss Eesti inimesele. Ennem kui sa sõna saad, ma pööran selle olulise asja ühte teistpidi, sest siit hakkab aeg jooksma ja kui see liiv on ära jooksnud, siis on kõik ja rohkem rääkida ei saa. Aga palun, Urmas. Ja sellel 5+ on väike sümboolne tagamaa ka. Ja nimelt, mitte erilist tagasihoidlikkust põdedes, siis ma võiksin öelda, et meie osalemine eelmises valitsuses võiks saada hinde 5+. Et me tegime omalt poolt ikkagi kõik võimalikku selleks, et hullust peatada ja Eesti elu edendada. Ja selle tulemuseks on nüüd ju juuni alguses avaldatud statistilised näitajad, mille järgi siis Eesti majanduse kasv tegelikult Euroopa Liidus oli kõige kobedam. Ehk siis peaasjalikult siis Martin Helme majanduspoliitika kandis väga head vilja. Ja me suutsime ka muid ohte pareerida ja mitmeid asju käivitada, mis on tänaseks küll nüüd peatunud, aga vähemasti oma algse niisuguse ütleme kasvutõuke siiski saanud, et me järgmises valitsuses saame need rahulikult jätkata. Selles suhtes ongi väga tähelepanuväärne see, et eelmise või siis EKRE valitsuse ajal tehtud meetmed, need toetusmeetmed ja vastu võetud otsused, mis tegid elu odavamaks ja paremaks, need on nüüd kahjuks kinni keeratud, mis ei tähenda see, et nad kinni jääksid. Küll me nad jälle lahti teeme. No just. Aga räägime siis 5+. Ega siin on ju tegelikult mingisugust jalgratast me ju siin ei avastanud, sellepärast. Vanda EKRE-le selle eest 5+ hindeks. Esimene kõige tähtsam pluss on see, et me oleme kõige rahvuslikum erakond Eestis, ajame Eesti asja, seisame Eesti keele, kultuuri eest, rahvusriigi eest. Teine väga oluline pluss on see, et me oleme kõige rohkem regionaalpoliitika eest seisev Eesti erakond üldse, et me tahame, et igal pool Eestis oleks võimalik hästi ära elada ja me teame, mida selle jaoks teha, et Eesti piirkonnad mitte ei sureks välja, vaid pöörduks kasvule. Meie 3. pluss on see, et me teame, missugust majandus- ja rahanduspoliitikat ajada, et Eesti inimeste elujärg paraneks nii maksupoliitikaga kui ka ettevõtluspoliitikaga. Meie 4. pluss on see, et inimesed, kes toetavad meid valimistel, teavad, et me oleme peresõbralik erakond, me toetame Eesti peresid, me toetame sündivust Eestis, me toetame seda, et lapsed, kes on juba sündinud, saaksid hea koolihariduse ja hea kasvatuse ja neil oleks võimalik trennides ja ringides käia. Ja meie 5. pluss on see, et me toetame kohalikul tasandil samamoodi demokraatia tugevdamist, otsedemokraatia tugevdamist. Me tahame, et oleks võimalik ka kohalikes omavalitsustes korraldada referendumeid. Me tahame, et Eestis saaks valida presidenti otse ja me tahame, et tekiks võimalus nendes omavalitsustes, mis on liiga suureks kasvanud või mis on ebaloomulikult haldusreformiga kokku pannud, nendest omavalitsustest ikkagi lahku lüüa ja teha uus ja väiksem omavalitsus.
nii nagu konservatiivid oma igapäevases poliitikas me jälgime lihtsalt meie põhiseaduse sätteid, ehk siis seda, milleks Eesti riik on loodud ja kellele ta on loodud. Ja kohalike omavalitsuste valimise kontekstis tuleb ikkagi meeles pidada seda, et iga tulevane otsus peab olema selgelt defineeritav, miks see inimesele hea on. Mida see tavalisele inimesele kaasa toob, eks ole. Ja noh, siin Eesti küll tundub olevat omavalitsuste arvult suur riik, omati on ta nagu väike riik kaardil, aga ta on ka väga erinev riik, sest et vaatamata sellele, et meid ju tegelikult kilometraažilt eriti palju ei ole, poole päevaga sõidad riigi ühest otsast teise, on probleemid ja elu sellised kitsaskohad tihti erinevad, kuigi on ka väga palju ühiseid asju. Ja mis on kõige tähtsam, on ikkagi see, mis on meie põhiseaduse põhimõtted, et Eesti peab jääma eestlastele elamisväärseks riigiks. Eesti on eestlaste riik ennekõike, eks ole. Me peame oma kohalike ja ka igapäevaste muude toimingute juures silmas pidama seda, et eestlus säiliks ja inimväärne elu säiliks igal pool Eestis. Et olenemata kohast, see, et me siin Suur-Tallinna regioonis pluss veel Harjumaa toodame poole rahvuslikust koguproduktist ja ülejäänud Eesti siis teise poole, see ei ole päris vastuvõetav. Et see on väga kahetsusväärne, et elu on selliseks läinud. Et Eesti peab olema elatav ja mitte ainult elatav, vaid ka hästi elatav praktiliselt igal pool. Ja meie kavad, nii nagu me valitsusest alustasime, alustame teedevõrgustikust. See, et me oleme siin Tallinna ümbruses ennast hästi tunneme, aga 100 kilomeetrit eemale sõites on pilt hoopis kurvem, see ei ole normaalne. Hea teedevõrgustik ühendaks Tallinna maakondadega, eks ole. 2+2 maanteed, see on elementaarne asi. Ja see on meie kohalike valimiste programmis kindlalt sees. Inimeste liikuvuse tagamine, tänasel päeval me kulutame kuskil 60 miljonit eurot aastas bussiliikluse doteerimisele. 60 miljonit eurot on tohutu raha, eks ole. See ei ole võrreldav selle kvaliteediga, mis me nagu vastu saame, eks ole. See bussiliiklus ühistransport tuleb korda seada. Sellest oli Riigikontrolli raport samamoodi, mis oli väga kriitiline. Me maksame meeletu raha ja saame tegelikult väga halva teenuse. Üks asi. Mis me ähvardavad? Kõikvõimalikud võikad võõrad ideoloogiad. See ei ole mitte kuhugi kadunud. Mis meil ära kaovad, on maal koolid. Aga need koolid, mis on alles jäänud, sinna kiputakse sisse toppima mingisuguseid veidraid multikulti ideesid ja muud, mille vastu me oleme nagu järjekindlalt ja raudselt ja me mitte kuidagi ei saa neid toetada. Need on, vabandama, sõidan sisse sulle praegu, need on need 2 punktid. Esimene pluss oli see, et EKRE on kõige eestimeelsem erakond ja nüüd teiselt poolt, et ta on ka kohaliku elu mõttes kõige enam kohaliku elu soosiv erakond. Ja nüüd on ühelt poolt on see kultuuri küsimus, et selle kultuuri säilivuse küsimus, kuivõrd ju tegelikult kohalik, ühelt poolt on ju selge see, et tegemist on meie põhimõtteliselt kõige olulisem küsimusega põhiseaduse kohaselt ja teine asi, et see on seotud kohaliku eluga paratamatult, sellepärast, et kui kohalikus elus kaob Eesti kultuur, siis ta kaob ka riigis tervikuna minema. Nüüd on teed seal sees on, aga ma ei tea, kas sa tahtsid ka rääkida seda või mitte, aga ma tean seda, et selle teise plussi juures, mis kohaliku elu plussi puudutab, et seal oli juttu ka nendest apteekidest. No ja. Et kas sa seda poolt saad ka valgustada natukene? Ja ikka. Meie eesmärk on igal juhul tagada kõikides enam asustatud kohtades, eks, et oleks olemas valveapteekide süsteem. Et see apteegireform, mis meil siin suure kära ja mürinaga läbi kukkus,
ei ole ju ühtegi positiivset tulemust andnud. Ja noh, ega ta nüüd päris nagu läbi kukkunud ka ei ole, aga me näeme tegelikult, et arstiabi ja apteekide või rohtude kättesaadavus, taastusravi võimalused kusagil maapiirkondades on järjest vähemaks muutunud, et see kõik kuidagi kaob, aheneb, õheneb ja noh, ei ole vastuvõetav, et samamoodi noh, me räägime juba, ma ei tea, 20 aastat, eks ole, et internetiühendus ehk ilmavõrguühendus tuleb viia praktiliselt iga taluni ja kaugtöö, mis on nüüd siin pandeemia ajal muutunud ju üsna levinuks, eks ole, inimesed töötavadki kodus ja tõenäoliselt töötavad kodus jäädavalt, sest töövormid on muutunud, ei ole vaja enam sõita kontorisse selleks, et kolleegidega nõu pidada. See peab olema riigi poolt tagatud, see peab olema kohalikule omavalitsusele, inimestele soodsa hinnaga kättesaadav. Teine hullus, mis muidugi meid ohustab, on niinimetatud rohepööre. Ja see on, no ühest küljest on ta muidugi selline suhteliselt vaimuhaige projekt, aga sellel vaimuhaigel projektil on väga hirmuäratav hinnalipik küljes. Ja nüüd, kui me hävitame teadlikult ja tahtlikult oma energiasõltumatuse, siis millise hinnaga hakkab olema elekter näiteks talupidaja laudas, millega ta lehma lüüsab? Et kas see tema piima hind on konkurentsivõimeline? Noh, Eestist ma ei räägi, aga näiteks maailmaturul, eks ole, meil tuleb sisse mingid odavpoekettide võrgustik, kes pakub üliodavat hinda ja suretab välja meie kohaliku põllumajanduse, loomapidamise, noh, kõik asjad. Maailmas on täna nagu, sellised strateegilised mõtlejad ütlevad, et tänapäeva hullumeelses maailmas, kus vana maailmakord on nagu kokku kukkumas, sisuliselt enam ei eksisteeri, on 2 tähtsat asja, mida riik peab tagama. On toidusõltumatus ja on energiasõltumatus. Ja siin me peame ajama raudselt oma poliitikat, me peame tagama mis siis, et sellel on, ta on vastuolus mingite, ma ei tea, valitsuse poolt kokku lepitud mingite roheliste lepetega kusagil Brüsselis. Mis siis? See on meile tähtis, see on meile ülioluline, eluliselt oluline. See on meie eksistentsiaalne küsimus. Mõlemad on eksistentsiaalsed probleemid. Me peame need asjad kõik ära lahendama ja tagama, et meie inimestel oleks tuba soe, valgus põleks ja kõht oleks täis, ükskõik mis muu ajal maailmas ka ei toimu. Ja see kõik peaks toimuma mõistliku hinna eest. Ja muideks siin on ka see, et ausalt öeldes seda, mida sina viisakad nüüd nimetasid rohepöördeks, et seda tegelikult mõtlevad inimesed nimetavad rohepesuks. Sellepärast, et just rohepesu nii-öelda negatiivse hinnanguna on antud nendele hullumeelsetele projektidele, kus on terve mõistus on kadunud ja selle asemel saatakse inimesi hullutada ja meeletu hinna eest nii-öelda sülitada vana kaev täis enne veel, kui see uus olemaski on või valmis saanud. Aga nüüd on üks küsimus, on kergelt muidugi võib-olla livedale teele minev, aga igal juhul selle 5+ all juures on 1+ on Eesti inimeste jõukus, võitlus Eesti inimese jõukuse eest. Ja vaat siin on see, et miks ma tahtsin küsida, kas sa oskad seda mulle kommenteerida, sest et tegemist on teatud mõttes nagu ohtliku tähelepanu pööramisega, kuivõrd meie inimesed on valimispropaganda käigus juba kord libisenud selle jõukuse teemaga 5 rikkama hulka ja mis seal siis kõik on, ju tead neid asju. Ja nüüd on ka, et EKRE, jah, üks teema on, et EKRE saab kõigi kindlamalt Eesti inimese jõukuse eest, et valgustaksid seda külge natukene. No ta on otseselt seotud muidugi eriti maapiirkondades odava tööjõuga. Ja see, et meie inimestele makstavad palgad, loomulikult mingitele orjapidajatele ei meeldi ja kasutatakse näiteks Ukraina hooajatöölisi või siis ka püsivalt Eestisse elama tulnud ja 2 korda väiksema palga eest töötama
nõus olevaid inimesi, see viib meie üldist palgataset allapoole ja sellega meil tuleb muidugi silmitsi seista ja päris tõsiselt, sest see ei ole lubatav ja mina kutsun küll näiteks inimesi. Me ei saa võib-olla kõike muuta üleöö, aga me saame oma igapäevase käitumisega ja ostlemisharjumustega natukene kaasa rääkida. Ja mina kutsun üles näiteks boikoteerima neid põllumajandusettevõtteid, kes kasutavad Ukraina tööjõudu. Päris ausalt kohe. Mina tean üsna mitut, kes odav tööjõu peal liugu lasevad ja ma põhimõtteliselt ei osta nende toitu. Ei osta. Nii et siin on meie igaühe valikute küsimus. Nii, üleskutse on olemas. Aga kuna aeg ajab mind hirmselt tagasi, ma tahan edasi minna, meil on veel paar plussi, mis on toomata ja kindlasti üheks plussiks oli Eesti või EKRE kui kõige peresõbralikum erakond, see on eraldi toodud ja veel me tahame rääkida ka demokraatia paketist nii-öelda. Sellepärast, et kui peresõbralikkuse juures me juba teame seda, et me oleme ka rääkinud seda, et see on see sama võõra moraali sisstoomine, meie praeguste peresüsteemide purustamine, et põhimõtteliselt perekondade lammutamine, mis meil käib ametlikult ideoloogia all, see on üks asi. Ja kindlasti, et me seda toetame, hoiame, sellest pole kahtlust. Aga kuna aeg on vähes, ma tahan edasi minna demokraatia paki juurde, sest et vaata, siin on üks väga oluline nüanss. Meid on korduvalt hoiatatud, et valimise karusellist tahavad kindlasti mõned erakonnad teha mingisuguse üleriigilise küsimuse. Ja et kui demokraatia pakett on mingi üleriigiline asi, mis kohalik omavalitsus ei puutu, siis vaata, mina selle asjaga ei nõustu. Sellepärast, et inimese tahe, ühe üksiku inimese tahe on palju olulisem kui mingisugune nii-öelda üleriigiline demokraatia. Ja see puudutab ka kohalikku omavalitsust, kohalikke inimesi, kõiki neid inimesi, kes tahaksid oma häälega mõjutada poliitilisi valikuid. Ja see on see minu arvates selle viimase olulise punkti osa. Ja, et me kindlasti tahame anda kohalikele omavalitsustele võimaluse korraldada rahva hääletusi olulistes küsimustes. Et see on nagu rohujuure tasandil ja kes peaks siis ühes linnas või vallas nagu paremini probleeme ja vajadusi teadma kui inimesed ise ehk siis valijad ise, et see on minu meelest hästi oluline. Et rahvale hääl. Anname rahvale hääle tagasi, jah. Ei ole niimoodi, et iga 4 aasta tagant antakse korraks nagu hääl ja siis rohkem 4 aastat mitte keegi ei küsi, eks ole. Mida sa mõtled, kuidas sa hakkama saad üldse, mis sul mured on, mitte keegi ei küsi. Meie küsime. Ja loomulikult eluterve kasvatus, eestimeelne kasvatus ja kuna laste saamine on Eestis muutunud juba luksusasjaks, siis me tahame anda lapse sünnitoetust iga sünni puhul näiteks 1200 eurot ja 800 eurot näiteks esimesse klassi mineku puhul. Me teame, kui tohutud väljaminekud on. Olenemata sellest, elad sa maal või elad sa linnas, lapse sünd, haridustee, see kõik maksab väga palju raha. Ja muidugi, hästi palju on asju, mida meil selles 5+ ei ole, aga loomulikult kohalikele omavalitsustele tuleb tagasi anda nende tulubaas, sealt kogutud maksud peavad rohkem laekuma kohalikku omavalitsusse, et meil Edgar Vissarionovitš Savisaare ajad on möödas, kui riik omavalitsustelt raha ära võttis ja enam tagasi anda ei taha, eks ole, see oli kõik mõeldud selleks, et Savisaarele mitte raha anda siin Suur-Tallinnas. Need peavad muutuma. Kohalikud maksud oma inimeste teenistusse tagasi. Igal juhul ma tänan. Meil on aeg otsas. See oli Urmas Reitelmann ja ütleme lõpetuseks seda, et valik EKRE kasuks tähendab jõukat perekonda, jõukat riiki, jõukat omavalitsust. Aitäh! Sama 5+ pärast me loodamegi, et valijad meid toetavad kohalikel valimistel. Me teeme praegu suurt tööd sellega, et meil tuleks välja head nimekirjad kõikides omavalitsustes, et igas Eesti nurgas saaks anda oma hääle EKRE erakonna poolt.